tänase telesaate teemaks on kurjus. Ja meil kõigil on olemas mingi ettekujutus sellest, mida see sõna tähendab. Me kasutame seda sõna oma igapäevases kõnepruuvis väga tihti. Meil hiljuti olid näiteks valimised ja seoses sellega voolas meil siin lausa veri tänavatel piltlikult öeldes. Me süüdistasime teineteist selles, et me oleme kurjad. Mingid inimesed tahtsid teisi kurja inimesi maalt välja saata, vangi panna, maha tappa, mis iganes. Ja sellepärast tundub meile, et see kurjuse teema on nagu ühiskonnas väga oluline. Kuid kuidas me sellest kurjusest aru saame, see on nüüd teine küsimus. Kurjuse sõna taga on tegelikult väga sügav sisu. Enamik inimesi küll me saame väga erinevalt sellest teemast aru. See on umbes sama teema, kui meil on, võtame sõna demokraatia. Eestis on demokraatia, Ameerikas on demokraatia, Venemaal on demokraatia, Põhja-Koreas ja Hiinas on ka demokraatia, sellepärast et nii on nendes riikide konstitutsioonides kirjas, riigijuhid väidavad niimoodi, mõned elanikud ka väidavad niimoodi, kuid selle sõna tähendus on totaalselt erinev. Ja samamoodi on totaalselt erinev selle sõna kurjus tähendus. Ja see sõna on erutanud inimesi ja isemõtlejaid juba aastatuhandeid. Ja me üritame vaadata siis, kuidas see mõiste on arenenud, kuidas sellest tänapäeval aru saadakse, kuidas meie tänapäeva elu mõjutab, kuidas me võiksime sellest sõnast aru saada, kuidas me peaksime selle sõnaga suhtestuma, et meie elu täna oleks parem, oleks teistsugune, mitte nii kuri võib-olla. Ja meil on siin stuudios 2 inimest, kes aitavad meil seda teemat lahti mõtestada. Üheks inimeseks on siis meil siin Ege ja teiseks on siis Ivar ja minu nimi on Madis Listak. Ja hakatuseks ma küsiksingi meie saate külalistelt seda, et kuidas teie saate sellest kurjuse mõistest aru. Mida see teie jaoks tähendab, kuidas see on teie jaoks oluline ja miks see sõna üldse või see mõiste peaks oluline olema tavalisele inimesele? Ma alustaksin siis selle mõtiskluse puhul võib-olla tavainimese tasandilt, et osalt on kurjus kindlasti sotsiaalne konstruktsioon. Ehk siis, kui me sünnime ühiskonda, keskkonda, perekonda, siis meile õpetatakse lapsest saadik, mis on hea ja mis on halb, mis on kuri, mis on moorus, võib-olla seda sõna filosoofilises mõttes ei kasutata, aga meile õpetatakse ju lapsest saadik käskude ja keeldudega ära tee, seda see on kuri ja me harjume mõtlema hea ja kurjuse kategoorias. Ja võib-olla see on ühiskondi saatnud sama kaua, kui inimeksistents maailmas olemas on. Et me teeme tegusid, mis on kantud segastest tunnetest, arusaamatutest motiividest ja kui me selle üle järgi mõtleme, siis me saime aru, et me tegime vea või eksisime, riivasime kellegi huve või ja seda sorti järele mõtlemine on nagu kõige olulisem vahend kurjuse tuvastamiseks iseendas ja kurjusega hakkama saamiseks või kurjusega toime tulemiseks. Siis kui me ei püüa kurjusega iseendas võidelda, siis lähevad asjad viltu. See on vanasõnades ja muinasjuttudes ja narratiivides, mis meid ümbritsevad ju ka väga sügavalt, see hea ja kurja vaheline võitlus, seda kõike kultuurkihti me endas kanname ühiskonnas ja perekonnas. Ja selline iseendast arusaamine ja oma kurjusega tegelemine on inimese püha kohus. Seda ütleb ka Sokrates, tunne ennast. No
kurjus on tõesti üks kõige keerulisemaid mõisteid filosoofia ja religiooni ajaloos, et kahtlemata, kui me mõtleme kurjusele klassikalises tähenduses, siis see ei alga filosoofiast, vaid algab algmütoloogiates. Ja kurjus on selles mõttes raskesti mõistetav filosoofia ajaloos, et ta on seal väga kiiresti välja pagendatud postmodernismiks, aga ta on kogu aeg olnud inimeste religiooni ja uskumuste süsteemi sees just selle tõttu, et kurjus haakub kõige paremini, on kurjus meil mõistetav läbi kannatuse. Me saame kurjuse tulemitest aru ainult siis, kuna sellel kurjal on tagajärgi eetika. Aga mõeldes varasematel teooriatel religiooniloos, siis kahtlemata kurjus on kõigepealt kaose mõistega seotud. Kuri on kõik see, mis ei ole korrastatud maailmas. Ja kuri ei ole ka ainult see, mida inimene toodab oma valikute või käitumisvalikutega, vaid looduse enda korda on programmeeritud või sisse sünnitatud teatud kurja alged. Ja sellised kosmilised vaated kurjusele kui määramatusele, kui sellele, sest ka tänapäeva inimene olemata teaduse tehnika arengust on teatud mõttes kurja olukordade ohver, ta on kurja geneetika ohver ja nõnda edasi. Et see, kui hiljem kreeklased hakkasid reflekteerima kurja kui hüve vastandit, kus väga selgelt tekib arusaam moraalsetes kategooriates, muidugi ainult soopõhiselt, ainult sotsiaalse klassi põhiselt, aga tänaseni ei ole ära kadunud kurjast kui uskumus kurjast kui mingisugusest müstilisest määramatust jõust, et see käib kaasas kõikide kaasaegsete uskumustega. Aga kuri on kahtlemata võib-olla kõige täpsema definitsiooni läbi filosoofia ajaloo on kurjale pakkunud Püha Augustinus, kes defineeris kurja kõigepealt kui headuse puudust. Ja kui me räägime argikurjusest või sellisest, kuidas defineerida üldse argikurjust, siis see ongi eelkõige kas passiivsed teod või heade tegude tegemata jätmine. Aga eelkõige filosoofia on huvitanud eelkõige küsimus kurja enda etümoloogiast. Me teame, et kuri peab manifitseeruma mingisuguse jõuga. Läbi religiooni ajaloo on olnud selleks kas siis saatan, mingid algenergia hulgad, olenevalt religioonist vaates. Budistlikus maailmas on kahtlemata kurjuse üheks põhjuseks ahnus ja toimetulematus oma ihadega. Aga tänaseni ei ole väga selget head käsitlus kurja filosoofiast, kurja psühholoogiast. Kurja aetakse enamasti kas siis meie isiklike tegematutesse süüdesse või tegudesse. Aga kurjaga on tegelenud kõik ajalooperioodid, kõik filosoofid, kes vähegi tegelevad inimkannatuse ja inimeksistentsi piiridega, jõuavad selle teemani. Sest esiteks kurja teema tõstatab üles sellise teoloogilise probleemi Jumala kõikvõimsuse küsimus. Kuidas saab üldse maailmas olla kuri, millega lahutamatult käib kaasas kannatus, surm, häda ja viletsus, mis on kurja sellised realiteedid. Ja kahtlemata, kui te vaatate kas või kristlikku filosoofiat, mille alusdokument on Vana Testament ja Uus Testament, siis me näeme, kurjusele pakutakse väga mitmesuguseid teoloogilisi, filosoofilisi lahendusi, aga mitte ükski neist ei rahulda, ei analüütilist filosoofi, ei ka tänapäevast inimest. Et me näeme, et kurjus on väga tihedalt seotud mõistetamatuse probleemiga, meie endi kehalise piiratusega, meie võime maailma tajuda, sest teatavasti meie kehapiirid ja eksistentsipiirid ja tajupiirid on väga väikesed nende eksistentside osas, mida filosoofia määratleb. Näiteks kas või kui me mõtleme, et kas me saame rääkida loomade puhul kurjust, et kurjus on niivõrd humanistlik, niivõrd inimesega seotud mõiste. Ja vast kõige olulisem ongi see, et kurja mõistega ongi alanud või kurja mõiste on sündinud just religioossetes süsteemides, kus tegeletakse hinge mõistega. Kurja eksistentsiaalne tähendus
see mõiste kaob ära näiteks materialistlikes ja ateistlikes süsteemides, sest nemad ei tunnista hinge. Aga me näeme, et selle kurja sellised avaldused, kas või kui me mõtleme kaasaegseid ühiskonnateooriaid, kus kuri avaldub eelkõige kas siis sotsiaalses ebaõigluses, ebavõrdsuses, kus me ei kasuta teoloogilisi mõisteid või filosoofilisi mõisteid. Ja teine küsimus muidugi filosoofias on kurjuse ja õigluse vahekord. Miks kurja tulemeid kannatavad ka need inimesed, kes oma loomult on head ja ei ole teinud tegusi, mille kurja tagajärgi nad peavad kannatama. Et see on lühidalt kokkuvõttes sellise kurja filosoofiline telg, mida tänase hetkeni kõik, kes selle teemaga tegelevad, valdavalt siis religiooniloolased, filosoofias on ta selline, kaasaja filosoofias on ta marginaalne teema, aga kurja või sellise kannatuse probleem jõuab ju analüütilisse filosoofiasse, analüütilisse psühholoogiasse, sealt psühhoteraapiasse, kus tegeletakse inimese kannatusega, inimeste subjektiivsete kogemustega, kuidas nad kogevad, kuidas nad kirjeldavad seda, mida nemad peavad kurjaks. Kuri iseenesest ei ole väga täpne filosoofiline mõiste, ta ei ole hea mõiste, sest ta valgub kultuurikontseptsiooniti laiali, tema keelelised tähendused on väga erinevad, aga me saamegi kurja mõtestada eelkõige selle tulemi kaudu, mida kuri inimeste kogemuste maailmas, mida ta tõlgib, mida kurja tulemused tõlgivad inimese teadvuses, mida me näeme kurjas, ja kahtlemata ei saa kurja mõtestada ainult inimeste maailma, et ka looduse enda korda on alati programmeeritud kaos sisse, ebaõiglus, mida me tajume kurjana. Ma lisaksin siia juurde, et lisaks sellisele filosoofilisele vaatele ei teeks paha Ivari väga toredat mõttearendust täiendada veel sellise bioloogilise aspektiga, et kui kurjus on määramatus, siis inimene kui bioloogiline olend käitub vastavalt oma impulssidele. Impulsid on seotud erinevate närvi- ja ajuimpulssidega, nagu me teame, ja me teame ka, et psühholoogiliselt inimene, kui ta satub sellisesse määramatusse või ohtlikku olukorda, siis tema loovus seiskub ja tegutseb siis nii-öelda see kortisooli laks, mida inimese aju siis toodab, on ründaja, jookse või põgene, mis on taganud ikkagi inimese kui liigi ellujäämise ohtlikes olukordades, määramatutes olukordades. Ja inimese areng võib-olla sealt niisugusest evolutsioonilisest vaatest, seda aspekti ei saa kindlasti kuni sinna filosoofiani ja religioonini, on kindlasti kahtlemata ka inimene kui bioloogiline olend ja sotsiaalne olend, lisaks ka on inimene ju ikkagi loom või olend, selline juhitud just nimelt selliste bioloogiliste protsesside poolt, millel ongi kindlasti oma osa inimese käitumises ja võib-olla siis ka kurjuses. Kui mõelda võrdlevat käitumisteadust või see, mida me nimetame tänapäeval kognitiivseteks neuroteadustest, mis uuribki ajuprotsessi, et väga tihti kurjus aetakse segamini agressiooniteooriatega, kus agressioon või selline, mille eesmärk ei ole moraalselt teist kahjustada, sest kuri eeldab ikkagi eesmärk, et kui me vaatame varastest filosoofilistest teoloogilistest süsteemidest, siis kurja eelkõige kirjeldatakse kas või kristlikus kultuuris ikkagi väga sihipärase tegevusena, mida viib läbi mingi sihipärane olend või siis inimene, kes on juhitud sellest sihipärasest olendist, aga kui me nüüd mõtleme kas või nende ajuteadustele või neuroteadustele, et teatud psüühikahäirete puhul, kus eesaju regulatsioon on kahjustunud juba väga varases arengueas, kas me siis selle inimese, näiteks sarimõrvarid, kes teevad hirmsaid tegusi,
kas me moraalifilosoofiliselt saame nimetada nende tegusid kurjadeks ainuüksi selle tõttu, et neil on enam-vähem samad tulemused, kui teeks seda mõni kuri olend, või on tegu ikkagi aju eripärast tuleneva agressiivse käitumisega, mille tõttu lihtsalt inimese käitumisgeneetika on niivõrd häirunud lapsel või täiskasvanu ajus, et ta ei ole võimeline oma käitumist teadlikult juhtima. Aga kõik need moodsal ajal mõtestataksegi kurja eelkõige just sellise kognitiivsete mõistete kaudu või tahtluse kaudu, aga kuri on eelkõige moraali mõiste, et sellest ei saa üle ega ümber, et ta ei ole sotsiaalne mõiste, et me näeme, et kuidas kui sellised filosoofid nagu Michel Foucault ja postmodernistlikud mõtlejad, nad heitsid ju kõik sellised kurja mõisted oma filosoofiast välja, sest see on teoloogia. Ja kurjaga tegelemine, kui me mõtleme kas või sellele, et kurjaga on tegelenud ju väga paljud pühakute tekstid näitavad väga selgelt, kuidas nad tajuvad kurjade jõudu, kui te mõtlete keskaegseid pühakuid, mõtlete vene õigeusu pühakuid, siis kurja kirjeldatakse väga konkreetse jõuna iseenda sees. Kas te oskate välja tuua, kas Eesti vanem ajalugu käsitles kurjus kuidagi teistmoodi, kui meie praeguses kristlikus kultuuriruumis seda käsitleme? Või oli see sarnane või kas me teame üldse selle kohta midagi? Sest Eesti kodus 18. sajandil oli vähe raamatuid ja ainuke raamat, mis oligi tihti kas lauluraamat või piibliraamat. Ja kui me mõtleme Eesti rahva suulisele pärimusele või folkloorile, siis need ongi läbi põimumine nii-öelda piibli tarkusraamatutes Eesti siis sellises pärimuskultuurist või tavakultuurist. Et Eesti usundist, kui selles mõttes, et kui me mõtleme kas või Eesti Uku Masingule, kes tegeles Eesti usundi uurimisega, siis me näeme, et seal need loodususkumused on väga tihedalt integreeritud just sellise piibelliku maailmapildiga, aga see piibellik maailm ei ole selline fundamentalistlik kristlik maailm, vaid seal on just välja korjatud just need osad, mis hästi sobituvad Eesti sellise animalistliku maailmapildiga, hingede ränne, haldjate maailm ja kuidagi kuri tundub Eesti usundis ikkagi koomiline nähtus, et vana kurat ei ole midagi kuidagi võrreldav mingi heebrea saatanaga. Et kurat on selline natuke lõbus tegelane, natuke selline segaduse tekitaja, et ta ei ole mingisugune tohutu kuri jõud, kes karistab rahvaid aastasadu mingi ühe üleastumise eest. Ja see ongi just huvitav minu meelest ka, et kui me vaatame seda, et vanapaganaga ja kuradiga sai kaupa teha ja temaga võis äri ajada ja ta võis ära petta, ta ei olnud kõige intelligentsem tegelane maailmas ja kui me vaatame näiteks kroonikatest on teada ka seda näiteks, et eestlased nabisid kunagi ühe papi kinni ja siis tema hukkamise otsustas üks hobune, kes pidi siis üle oda astuma. Ja kas ta astus vasaku ja parema jalaga vastavalt sellele, ta siis kaotas elu või jäi ellu. See usaldati nagu mingisugusele juhusliku arvude generaatorile põhimõtteliselt tänapäevases mõttes, nagu oleks mingi lotogeneraator olnud, et kas tuleb 0 või 1. See viitab lihtsalt mütoloogilisele mõtlemisele, et ei olnud välja kujunenud väga selget teoloogilist religioosset süsteemi, sest tavaliselt ikkagi kurjuse mõtestamine kuulub ikkagi nende süsteemide hulka, mis on väga selgelt välja kujunenud. Aga Eesti maailmapildis selline terviklik teoloogia välja ei kujunenud, sest kui Eestis keskaeg algas, siis Euroopas juba lõppes see, aga selline abstraktne, me peaksime kurja juurde tagasi liikuma. Et Eesti folkloorist võiks teha eraldi saate. Aga jah, et see eestlaste arusaam kurjast võib-olla see tänapäev on teatud mõttes üle kandunud, et me nagu vaatame teise inimese õnnetust või häda, et Eesti ühiskond on üks kõige vähem solidaarsemaid ühiskondi üldse Euroopas, mis tähendab lihtsalt seda, et Eesti inimesed
ei väärtusta sotsiaalset õiglust nii kõrgelt, kui seda teevad näiteks Lääne-Euroopa inimesed. Kõikides väärtusuuringutes tuleb see selgelt välja, majanduslik jõukuse ja sellega kaasnev selline kihistumine, mis selgelt näitab seda, et kuidas ma suhestun. Aga see ilmselt tulebki sellest, et see meie maailmapilt on viimase 20 aasta jooksul järjest rohkem individualiseerunud. Ja kurja peetakse ka, mis Eesti puhul ma olen väärtusuuringutes lugenud ja mis on väga mind mõtlema pannud, kurja või sellist halba saatust peetakse, Eesti puhul me kõneleme eestikeelses terminoloogias siis halvast saatusest ja kui me vaatame sellise esoteerilise sõnavara levikut inimeste uskumuste süsteemis, siis seda peetakse nagu individuaalseks saatuseks või paratamatuseks. Et kunagi ei mõtestata inimeste sellist sotsiaalset mittetoimetulekut, nende kannatust selliste laiemate filosoofiliste süsteemide taustu, vaid seda võetakse kui siis isiklikku paratamatust, millest sa siis pead ise välja ronima. Aga see on ka niisugune tüüpiline kurja manifestatsioon, mis ju avaldubki selles, et nagu Mahatma Gandhi ütles, et kuri töötabki kõige paremini seal, kus on hästi toime tulevad inimesed, kes teisi tähele ei pane. Ja see on selline tüüpiline lääne ühiskonna muster, mis nüüd järjest rohkem levima hakkab, et sellise sotsiaalse ebaõigluse väga nõrk taju Eesti ühiskonnas. Ma tahaksin rääkida sellest Eesti ühiskonna kurjusest, et kahtlemata on see selline kurjus seotud majandusliku ja üldise haridusliku edenemisega läbi aegade ja eestlastele osaks saanud pika allutatuse kogemusega. Ja see on huvitav, et igal ajastul on kogukondades kehtinud sellised reeglid. Näiteks mina olen pärit Lõuna-Eestist, kus oli selline kirjutamata reegel, tee, mis sa teed, aga ole inimene. Mida sellega täpselt nagu silmas peeti? Seda peeti seda, et ära tee teisele kurja. Sest kõige tähtsamal oli see, et sa oleksid inimene. Mis oli tegelikult, näitas seda niisugust kogukondlikku moraali teljestikku, et seal olid väärtused täiesti paigas ja see oli sügaval nõukogude ajal mitte lakkamatult, aga oma vanemate ja oma sugulaste hulgas ma mäletan seda juttu, et kõige tähtsam on see, et sa oled inimene. Ja kui me mõtleme selle ajastu peale, siis see oli 70ndate aastatel, kus see selline võib-olla allutatud stalinistlik kurjus ei olnud enam võib-olla nii akuutne, see hakkas juba murenema, palju pehmem ajastu oli, aga et kui 50ndatel inimestega võim ei tolereerinud vähimatki niisugust diskussiooni või arutelu, kehtestas mingisuguse oma maailmavaate ja kõik, kes sellele nagu ei allunud või sellega rahul ei olnud või kaasa ei tulnud, need olid ohustatud nii füüsiliselt kui ka majanduslikult, siis see on üks selline allutatuse kogemus, totalitaarse ühiskonna süsteem, kus me näeme, kus riik kogub kõik ressursid enda kätte, nii majanduslik allutatus on muide väga jõuline instrument, sa võid inimesega kõike teha, kui sa jätad ta ilma põhilistest ressurssidest oma elust toime saada, tagada oma lastele sissetulek või nii edasi, siis sa saad inimest alandada, siis sa saad inimesega teha kõike. Ja kõik totalitaarsed süsteemid toimivad nii, et kõigepealt võetakse inimestel juurdepääs elutähtsatele ressurssidele majanduslik allutatus. Aga kui ma mõtlen näiteks ka praegust, Ivar mainis siin, et me oleme vähe solidaarne ühiskond, siis sellised ühiskondlikud väärtushoiakud, need on väga kihilised protsessid, mis tulevad
osalt ajaloolisest niisugusest rajasõltuvusest, osalt nad kujunevad igapäevaelu, argielu avalikkuses ja osalt siis antakse niimoodi koolihariduse ja kõige selle protsessi, sotsialiseerumise protsessis, kus kõik need ajastud, eelmiste põlvede kogemused sättuvad meis ja siis kujunevadki sellised hoiakud, millest me oma igapäevaelus lähtume. Ja tegelikult see viimane 25 aastat on minu meelest seda kihistumist, et me oleme seda tegelikult raskelt talunud. Mulle näib nii, et inimesed ei ole rõõmsad selle kihistumise pärast, et kõigil on piirkondlikud erinevused, kõik, mis on juhtunud Eestiga, et see tegelikult mõjub meile halvasti, et meil ei ole rõõm seda näha ja tegelikult ei olnud ka Stalini ajal kindlasti neid kannatusi teistel inimestel rõõm näha. Kui me veel ajas tagasi lähme, näiteks mingisugustele sügavatele orjaaegadesse, kus kurjuseks võime näiteks, sotsiaalseks kurjuseks võime näiteks pidada selliseid näljaaegu. Näljauurijad väidavad, et Eestis ei ole olnud klimaatilistel põhjustel suremust nagu näiteks Soomes see oli. Et kui oli viliikaldus ja mitu aastat oli kehv saak, siis inimesed tõepoolest surid nälga. Eesti näljasuremised on põhjustatud, nii nagu Kersti Lust oma raamatus näitab, olid põhjustatud ikkagi sellest, et tootmine koondus ja ressurss ja viljasaagid koondusid siis teatav mõisa aitadesse ja nende soovimatus oma kapitali ringlemist nagu vähendada ei võimaldanud jagada siis nälgivate talupoegadega seda vilja jagamist, mitte et seda vilja üldse poleks olnud. Ja minu meelest ka seal avaldub selline sotsiaalne kihistumine ja sotsiaalne kurjus. Näiteks on öeldud nii, et seal, kus kogukond, nendes valdades ja mõisates, kus mõisnik suhtus talupoegadesse hästi, seal olid ka tugevamad kogukonnad, kes üksteist aitasid. Nii et selline väline hoiak ja väline väärtustamine mõjutab inimese enesehinnangut ja mõjutab ka selle kurjusega toime tulemist. Kui teda väärtustatakse, siis ta tahabki parem olla. Aga nendes mõisates, kus mõisnik oli väga julm oma talupoegade suhtes, seal ei tekkinud ka talupoegadel endi vahel sellist toetavat võrgustikku ja inimesed surid massilisemalt. Mind tohutult riivas see kuidagi selle raamatuga tutvumine ja mulle tundub, et see kurjuse niisugune fenomen siin Eesti rajasõltuvuslikus ajaloos on päris tugevalt mõjutanud meie niisugust hoiakuid, väärtusi ja tekitanud kindlasti sellise pikalt kestnud trauma, millest me just nimelt selliste saadete abil saame üle, saame edasi, saame hakkama, kui me mõtleme, et mis see kurjus on ja kuidas sellega toime tulla ja kuidas iseendas seda ära tunda ja ikkagi vaadates ajalukku ja üksteisele otsa. Tagasi selle mõisapsühholoogia juurde, et on ju selge, et kaasaja heaolupsühholoogia uuringud näitavad, mida halvemini inimesed iseendaga toime tulevad, seda agressiivsemad on nad oma ühiskondlikes suhetes ja lähisuhetes. Sest mida väiksemad on toimetuleku ressursid, seda vähem jääb aega esteetilistele ja eetilistele väärtustele. Aga see mõisaaeg ei ole teatud tasandil kuhugi kadunud, sest tänapäeval me näeme seda lääneriikide puhul, kes ekspluateerib julmalt, kelle ettevõtted ekspluateerivad julmalt arenguriike, kus surevad ka 10 miljonid lapsed nälga, ükski nende elu nimeliselt keegi välja ei too, vaid räägitakse statistilistest arvudest ja jõukuse koondumine Euroopasse, Ameerika
kus on sellised miljardäri, see on täpselt seesama fenomen, mis on see eetika, moraal, kus ühel hetkel inimene saab öelda endale, et minu tegevus või minu kasum on oluline kui need 10 000 elu seal kuskil Aafrikas, kelle piirkonnas ma kaevandan oma kulda nii, et nendel ei ole magevett ja mida iganes. See on täpselt seesama küsimus, see on ajaloota küsimus, kurjus on ajaloota, kurjuse manifestatsioonid, argielus on ajaloota nähtused, aga nad toimivad teistes võrgustikes, teistes sellistes süsteemides, majandussüsteem on väga kohanemisvõimeline ekspluateerimisel. Et kui mõelda selle Aafrika laste suremusele, siis see on muidugi väga selline kõnekas fakt, kui mõtleme, et igal minutil on ju öeldud, kuskil on see statistika, et igal minutil sureb üks Aafrika lapsuke nälja surma. No kas ei ole siis kurjuse manifestatsioon, millest sa siin mitmel korral oled rääkinud? Et miks siis jagunevad ressursid nii ebaõiglaselt ja miks nende elu on vähem tähenduslik? Mulle torkas silma ja kõrva seoses Sri Lanka terroriaktiga, et Taani kõige rikkama mehe, kes on mitmete internetikaubanduse kettide omanik, tema 4 lapsest sai nendest terroriaktidest surma 3. Ja siis ma tabasin ennast sellelt mõttelt, nii rikas mees ja ei suutnud ka hoida ennast kurja eest või et kuidas ta peab tundma siis nüüd oma 4 lapse perega mattes 3. Ja siis ma mõtlesin ka, et aga miks me kuuleme sellest Taani rikkast mehest, rikkaimast mehest ja tema lastest, kusjuures ülejäänud inimeste nimesid me ju ei tea ja ikkagi see tundus mulle, et kas selle üle peab mõtlema, et kuidas see kurjus siis niimoodi ühtviisi niidab, aga ühtede peale me mõtleme ja tunneme kaastunnet ja teisi me ei tea ega tunne ja tähendust ei omista. Ma arvan, et üks saladus on selles, et inimühiskond on hierarhiline ühiskond. Ja need, kes on selles hierarhias kõrgemal, neid me väärtustame alateadlikult rohkem kuidagi. Ja kui me kuuleme, et Taani rikkam inimene omas sellist probleemi, siis me paigutame ta alateadlikult sinna hierarhias sinna ülesse poole ja sellepärast alateadlikult kuidagi väärtustame tema leina nagu rohkem kui sellest, kes seal hierarhias allpool on, eks ole. Ja see on tõsi, et ma olen mõelnud, hierarhilise inimeste ühiskonnad on alati läbi aegade olnud hierarhilised, sest kunagi ei ole kõik inimesed oma võimetelt võrdsed, kuigi inimõiguste deklaratsioonis me kõik oleme võrdsed siia ilma, siis ikkagi me loomusunnil austame ja peame lugu nendest inimestest, kes tulevad hästi toime. Me omistame neile voorusi. Me arvame, et kõik rikkad on kindlasti väga targad ja targad on rikkad ja kuigi siin ei pruugi olla. Absoluutselt sidet ei ole. Sidet ei ole, aga et me omistame hästi toime tulevatele inimestele voorusi, sest tavaliselt see ka on nii. Aga see on sellepärast, et inimene on ju karjaloom ja kari paraku ei saa eksisteerida ilma juhita. Ja. Et kalaparv eksisteerib ilma juhita, jah. Ma ei ole kalaparves näinud, et seal oleks nagu juht olemas, aga kõik nagu vähegi arenenumad organismid, loomad, nad omavad karjas juhti. Kokkuvõtteks, ma siis võtaks selle lühidalt praegu kokku, kuhu me oleme välja jõudnud. Me rääkisime natukene sellest kurjuse ajaloost ja siin võiks siis kokku võtta seda, et on olemas sellel kurjust jagatakse jämedalt nagu 3 kategooriasse. Üks on seotud siis selle isikliku, personaalse, nii-öelda moraalse kurjuse küljega. Siis on olemas selline mitteisiklik nagu looduslik kurjus, me ütleme mingisugune kohutav looduskatastroof, mingis mõttes me vaatame seda samamoodi kurja ilminguna ja 3. kategooria oleks siis selline religioosne mõte, kus võis on mingid religioossed sellised olendid, jumalad, jõud, eks ole, siis teevad meile pahandust ja kurja.
ja me seondame siis seda mõistet läbi kõigi nende 3 kategooria ja erinevates kultuurides on siis erinevad osadel siis suurem või väiksem tähendus ja roll siis selles. Ja me jõudsime välja ka selleni, et moraal on väga oluline teema selle juures ja moraal on jällegi üks filosoofia põhiküsimustest. Ja moraaliga seoses võib-olla peaks ütlema seda, et kui meil on olemas head teod ja meil on olemas halvad teod ja kurjuse seisukoha pealt on nagu halvad teod just nagu olulised, et me paneksime neid tähele ja me ei teeks halbu tegusid, siis kõik halvad teod ei pruugi alati olla moraalsed teod. Ja või tähendab moraali seisukoha pealt nagu hinnatavad halvana või heana. Et kas pole nii? See sõltub moraalisüsteemist, mis annab selle teole hinnangu. Aga selge on see, et kasvatuse küsimusest ei saa üle ümber, sest moraalseid kategooriaid, mis on hea, halb, mis on puruslik, mis on õiglane, mis on eetiline, need on kasvatuskogemuse tulemus, aga nad on tõesti ka kollektiivsete mustrite, ajaloomustrite tulemus. Aga jah, me näeme, et kuri on ajaloota teema ja ta püsib ajaloos edasi, et ta on sellise ajaloo käigu üks osa. Ja moodsates ühiskondades see kurja mõiste on muidugi välja läinud argikeeles, vaid kasutatakse teisi mõisteid nagu ebaõnnestumine ja ebavõrdsus ja diskrimineerimine ja nõnda edasi. Et mõtestamise materjal on küll. Tahaksin öelda seda, et tõesti selle moraaliga minu meelest õhtumaises filosoofias alates Sokratesest järjepannu me leiame suuri filosoofe, kes just nimelt selle moraaliga tegelevad ja kui Sokrates püüdis oma küsimustega äratada just nimelt inimese enda kohustust enda vastu tunda ennast, analüüsida ennast selleks, et olla moraalsem, teha vähem kurja. Ja kohe kõik tema õpilased Aristoteles, näiteks Nikomachose eetikast, see on tekst, kus ta arutleb aina, kuidas inimene peaks elama, mille läbi ta teeks vähem kurja ja oleks kooskõlas vooruse ja hüvega ja nii mõõdutundega ja kuidas ta jõuaks seda kaudu ka õnnele ja eneserealiseerimisele. Ja sealt edasi järjest filosoofid on ju tegelenud selle hea elu küsimusega, mis on jugi siis seoses vähema kurjaga, sest hea eluni me ei jõua ilma selle moraalse printsiibita. Aga veel moraali kohta, et moraal on praktiline eetika, mille keskmeks on inimeste valikud. Miks ta teeb just selle valiku, nagu ta teeb? Ja filosoofia uuribki kaasa neid põhjendusi, sest iga valikut peab inimene argumenteerima. Kui me mõtleme kas või Platoni dialoogi, need koosnevad dialoogidest ja see on argumenteerimine selle üle, miks ma midagi väidan, millest ma midagi tean ja nõnda edasi. Ja küsimus üldse, kas moraal on üldse oluline, sest antiikfilosoofide põhiidee on inimeste tasakaal. Leida tasakaal kõiges, käitumises, tunnetuses, hingerahus ja on selge see, et kurjus võtab ära hingerahu. Ja kui me näeme sellist kurja inimest, siis me ei pea teda harmooniliseks, sest ka antiikfilosoofias on harmoonia keskne mõiste, ilma selleta ei pääse mitte kuskile. Ja selles mõttes see mõõdutunne, jah, et mõõdutunne ja kaalutletus ka Aristotelesel oli kahtlemata seotud, aga ja moraal oli selles minu meelest küll üks teljestik, millele see mõõdutunne ju paigutati. Just.
aga sellega me lõpetame oma saate, täname meie saate suurepäraseid esinejaid, osalejaid ja mõnes järgmises saates vaatame sarnaseid teemasid edasi. Aitäh teile!